siin on tavaline, keegi mitte midagi kuskil ei tea, kus midagi asub, ise elavad oma kodulinnas, nagu ütleme niimoodi, ja linnad pole nii suured. Nüüd läks autojuht vaatama, kus kohas see VIP-kaar on, et kus meil selle rendiauto asukoht üldse on. Küsisime tee peale ja me alati seisma, küsime kogu aeg just asju. Et see on nagu kummaline meie jaoks, aine? See on nagu, jah, imelik, et sõidavad ka ja kus see veel asub. Et klient peab ise teadma, kuhu ta täpselt läheb. Jah. Nüüd kõndigi toodi turvamees siia lennujaama peal, see politsei. VIP-kaar, VIP-kaar. VIP-kaar, VIP-kaar. VIP-kaar. Here's a pick-up drop-off address, location airport address. Kuule, kas me Seebu jätsime üles ikka kirja? Indrek, oli Seebu ikka peale aadressi, ta oli ümber selle. Ja me kontrollime. Telephone number. Nüüd tekib minul ka natukene hirm, et ma tegin nii kiiresti ära. Läksin korra tagasi, vahetasin kuupäeva ära, aga ma ei vaadanud üleval, mis linna peale ma panin, kui ausalt öeldes olla. Loodame, et ma ikka õieti panin, et oli Seebu. Me ei viitsi, Indrek ei saa praegu aru, mis ma nagu temaga rääkisin sellel teemal. Okay, let's go, yeah. Thank you. VIP-cars. Indrek kuule korra. Kas seal on kirjas Seebu oli või? Jaa. Kindel, jah? Siin on see Lapu City. Maktan lennujaam. Jaa. Siis on kõik okei. Käis juba korra saaks ülesse. Siin üks nimetus ajas segadus, aga siin see Alamo, see on siin olemas. Jaa, siis on kõik korras. Väga hea. Ja kõige suurem nali oli veel, et me eile unustasime need kaablid ka koha maha. Sa kujutad ette, et seal metsas, kus me seal alla lasime, puu selle peal oli laadija. Saad sa aru, vend tuligi sinna, ütles, et ainult oma laadijaga otsa ei sobinud. Mida ma poleks elu sees uskunud. Metsa sees. Jah, ma räägin. Siin ongi või? Jaa, lähme. Okei, lähme. Kuule, lähme ikka autoga. Lähme autoga. Täpselt ei saa aru, mis siin sebimine käib. Anu tuli ka meil appi. Prillid õppe. Kilbert käis kargutas vahepeal mu karkudega ja